Siia paneme voodi. Suure voodi. Aga seinad? Siia paneme kipsi. Igasse seina paneme kipsi. Aga aken? Akna teeme sinna. Mida me näeme, kui me aknast välja vaatame? Imelisi asju. Millest me elama hakkame? Sellepärast ei pea küll sina muretsema hakkama. Mul on idee, kuidas me saame nii palju raha, et jätkub kõigeks. Cinque, 10, 20, 30, 36, 43. Ora sì che io sono dentro, sempre fatto in verbene, sempre fatto in ver per me. 5, Guarda un po' mio caro Figaro, 10, guarda un po' mio caro Figaro, 20, guarda un po', 30, guarda un po', guarda adesso il mio cappello, 36, guarda adesso il mio cappello, 43. guarda un po' mio caro Figaro, guarda adesso il mio cappello, mio cappello, mio cappello. Sì, mio cuore, ore più bello, sempre ha fatto il ver per te, sempre ha fatto il ver per te. Guarda un po', Sì, mio cuore, guarda un po', ore più bello. ora sì che io son contento, Sì, ora mio sì che cuore, io ore son più bello, contento, sempre ha fatto il ver per te, per te, per te. Al mattino, alle nozze vicino, quanto è dolce il tuo tenero sposo, questo bel cappellino vezzoso, che Susanna è la stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe, Susanna è la stessa, è la stessa, che Susanna è la stessa si fe, stessa si fe, stessa si fe, che Susanna è la stessa si fe. Miks sa mind sellisesse kohta tõid? Malle. Ma tahtsin sulle millestki rääkida. Vello, millest? Kinnisvarast. Oi, appi, Malle, pane pähe. Kindlasti pane pähe. Laenukomitee väljasõiduistungi protokoll. Päevakord, kodulaenu taotluse läbivaatamine, kohal laenukomitee eesistuja Malle, laenuhaldur Vello, aktsionäride esindajad ja protokolli Viiu, ole hea. Nii, see on meil siis üks uus vana arendus. Siia pidid tulema luksuskorterid. Väljas on nagu loss, aga sees. Kas see ongi see meie projekt?
jah, vana lugu. Arendaja läks pankrotti, pani rahadega Simferoopolisse ja nüüd on see panga ehk meie kaelas. Peame ise poolikuid kortereid müüma. Kas huvilisi on? On üks taotlus, mille on esitanud Figaro ja Susanna. Figaro ja Susanna. Ja mida nemad küsivad? Nii, käekiri on siin väga raskesti loetav, näed, vaata, siin on kohe näha, et on kiirustatud, näed, mitmes kohas on tint laiali läinud, näed, siin on lausa tindiplekid, eks, nii, mis see on, vein, huulepulga jäljed, olen üsna kindel, et pisarad, nuusuta, eks, puhas pisaralõhn, näe, äärtest on tükid väljas, siin paber on kortsus. Erilist usaldust just ei ärata, mis üks õige avaldus peab olema puhas ja selge kirjaga. No ma püüan sulle nüüd lugeda, mis siin kirjas on. Nii. Nad küsivad laenu oma kodu ostmiseks nii palju kui võimalik ja nii pikaks ajaks kui võimalik. Kindlat summad siin ei ole, kuid vähemalt 1 000 000 kuldpiastrit. Kujutad ette. Ja see, mida nad soovivad, on omaette elamine ja sobib ka loss või palee looduskaunis kohas. Ja millised on tagatised? Tagatiseks on märgitud ma ütlen selle sõna nüüd välja, tagatiseks on siin paberil peal sõna armastus. Viigu ära seda protokolli, palun. Mis asi? Mis see sõna oli? Ma pole seda sõna enam ammu kuulnud. Hea, et sa seda pangamajas ei öelnud, seal on see sõna keelatud. Aga siin sa saad selle andeks. Vello, ütle seda veel kord. Tead, ma vaatan üle korraks selle, mis asi see oli. Siin on, jaa, see sõna on tõesti armastus. See, mida nad tagatiseks lubavad, on armastus. Piiramatutes kogustes. 1000 tonni kõige paremat armastust. Kõige kangemat kraavi. Nii, ja siin on veel lisaks on mainitud, et laenu eest annaks ära ei tea mida. Ja mina mõtlesin, et tänapäeva noored ei tegele enam mõttetustega. Oleks siis tagatiseks rikka vanaema pärandus või raske tööga ausalt teenitud palka. Ei. Kummaline ikka veel leidub inimesi, kes rajavad kogu oma tuleviku armastusele. Nagu oleks see midagi väärt. Püüavad sellega veenda teisi. Me oleme finantsasutus, mitte kultuuriministeerium, kui sa võid kokku luuletada, mida sa tahad. Ja kõik plaksutavad, topivad sulle raha. Tee, lase käia. Tee seda ooperit, tee tegevuskunsti, tee armasta, mida sa tahad. Muidugi on pehmed väärtused tänapäeval moes ja neist möödavaatamisel sind peetakse vanamoodsaks. Aga meie Rootsi emapank tellis just selle pärast Uppsala ülikoolilt uuringut. Teadlased tegid 3 aastat tööd, mis selgus? Armastus on ebapüsiv keemiline kooslus ja laenu tagatisena niivõrd laiali valguvalt määratletav, sedavõrd ressursimahukas, et 30 aasta energia, see võib olla ära raisatud 2 nädalaga. Siis jooksevad laenajad laiali, ei taha omavahel enam mingit pistmist teha. Tülitsevad, süüdistavad üksteist ja raha on kadunud. Ja siis ilmuvad nad mõne aja pärast uuesti välja, koos oma uue armastusega. Ja kõik hakkab jälle otsast peale. Kas sina, Vello, oled oma elus üldse niisuguse asjaga nagu armastus kokku puutunud? Armastus? Mina olen selle kohta lugenud Äripäeva nädalalõpu lisast ja ma nägin ükskord ühte filmi, kus oli armastus sees. See oli, aga mina sellest küll eriti midagi aru ei saanud.
Mina armastan saunas vihelda, armastan juua rasvavaba piima, aga armastus oma niimoodi algupärases tähenduses. Minu teoreetiliselt ikka, aga ei, minu jaoks pigem on ikkagi, siin on selge, et on kaine mõistus, eks ole, ja siis tunded, et armastusasjades ma ei ole mingisugune raketiteadlane, et pigem harrastaja. Aga sina, Malle, kindlasti oskad ju seda ka öelda suurepäraselt, mida armastus endast kujutab, on ju, Malle? Kunagi, jaa. Midagi võib-olla isegi oli. Midagi nagu oleks olnud. Giunge al fine il momento che godrò senza affanno mi approccio all'idol mio. Timide cuore uscite dal mio petto a turbar nobiliti mio diletto. Oh, come par che all'amoroso fuoco l'amenità del loco lo terrai ci risponda. Come la notte i
see ei ole minu jaoks enam ammu probleem. Muidu ma ei oleks oma töös nii edukas, mis. Nii et jätaks selle armastuse nüüd kõrvale kui ebaolulise ilmingu, nii kui me oma päevakorraga edasi. Milline on järgmine taotlus? See oligi ainus taotlus. See taotlus. See on tagasi lükatud. Miks? Meie pank tuli just eelmisel nädalal välja uue kampaaniaga noortele peredele, kes soovivad alustada kooselu. Veelgi enam, meie pank lubas neid igati toetada võimalikult väikest omaasolust nõudes. Meie motto on ju, et sina laula, meie maksame. Terve meie järgmiste aastate kontseptsioon ongi ainult sellele ühele lausele üles ehitatud. Jaa, see tähendab, et me peame kõik taotlused kohe rahuldama. Muide, kas see Figaro ei ole mitte seesama tüüp, kes kunagi küsis ettevõtluslaenu habemeajamissalongi sisustamiseks? See Vilja Habemeajaja. Ikka sama, jah. Sellest ei tulnud mitte midagi välja, et ei olnud siis püsivust, aga ta on kuuldavasti ennast muutnud. Kuuldavasti? Ja kuidas tema siis ennast muutnud on? Ta on mehistunud. Ta oli enne bariton, nüüd on bass. Oota, kas see on taotluses kirjas või? Meil on ankeedis selle jaoks lahter või? Ei, aga ma olen seda ju oma kõrvaga kuulnud. Jaa, aga kas see on piisav muutus, et inimest usaldada? Võib-olla ta on bass ainult teiste nähes. Sisimas on ikka bariton edasi. Võib-olla on tegemist salabaritoniga. Sa saad ju ometi aru, et taotlusega edasi liikuda peame me sellised asjad detailselt kindlaks tegema. See on loomulik, et kahtlused tekivad. Muidugi on minul ka kahtlusi. Pealegi see Susanna. Tema ei ole ka mingi lihtne tüüp, pigem ikkagi üsna huvitav isiksus. Nagu kõik ülejäänud, sealse majapidamise inimesed. Ma üldse imelt, et noored soovivad oma ette kolida. Ma käisin seal. Incognito. Hiilsin sündmuste keskele, et asjast selget pilti saada, mis seal täpselt toimub. See juhtus niimoodi. Nii see oli. Kas tahad? Loeme koos raporti. No kui sa arvad, sellel on mingit mõtet, siis loeme. Kohe. Figaro, rahv on hirmus arvukas, me peame põgenema. Juba täna õhtul alustame omaette elu, kui valitsus anname abiellume. Kust me raha saame, Figaro? Pangast. Sa kavatsed panka röövida. Midagi sellist. Ära siis unusta, et meil on vaja raha ka ilusate asjade jaoks, mitte ainult korteri osta. Kõige peale on mõeldud. Ära muretse, kallis. Se a caso madama la notte ti chiama, madama ti chiama, din din, in 2 passi da quella puoi gir. Vien poi l'occasione che volmi il padrone, che volmi il padrone, ton ton,
don, in 3 salti lo vado a servir. Così si mattino il coro continua, il coro continua, din din, e dimostra 3.000 lontan, din din, ton ton, a mia porta il diavolo porta, ed ecco in 3 salti. Susanna pian pian, Susanna pian pian, Susanna pian pian, Ed ecco pian pian, in 3 salti, pian, pian pian, ton. pian. Ascolta, Fa presto, si udir provi il resto, si udir provi il resto, ti scociste tordoni fa. udir pramo il resto, udir pramo il resto, i tutti sospetti celarre mi fan, Ti scoccia i sospetti, sospetti, sospetti. i tutti sospetti celarre mi fan, i tutti Ti scoccia i sospetti, sospetti, sospetti. i tutti sospetti celarre mi fan, celare mi fan, celare mi fan, celare mi Ti fan, scoccia i celare mi fan, celare mi fan. Niisiis, raporti kokkuvõte. Figaro on krahv Almaviva teener ja Susanna on krahvinna teenijanna krahvimajas Seviljas. Niisiis, krahv Almaviva majapidamine Seviljas. Suhted on seal tõesti keerulised. Tegi kindlaks, et krahvi paaž Kerubino armastab aedlikku tütart Barbarinat, aga armastab samal ajal ka krahvinnat Rosina Almavivat, kes jällegi armastab oma meest krahv Almavivat. Aga see armastab omakorda krahvinna toatütart Susannat, kes on meie Figaro kaastaotleja. Krahv on Susanna järgi lausa hull, ta hoiab teda oma magamistoa kõrvalruumis ja ses suhtes on tal ilmselt teatud kavatsused. Susanna muidugi armastab krahvi teenrit Figarot, aga Figaro, kuigi armastab Susannat, on tegelikult lubanud abielluda doktor Bartolo majapidajanna Marcellinaga, kusjuures see Marcellina võiks talle vabalt olla ema eest, kusjuures meil on kahtlusi, et see võib isegi niimoodi olla. Igatahes oli see nüüd niivõrd segane, et ma võtan nüüd kõik rahulikult uuesti korraks selle kokku, et ka pangainimese kaine mõistus jõuaks selle kõigega kohaneda. jah, see oli tõesti nii palju armastust, et esimese korraga ei suutnud kõike haarata. Niisiis, krahv Almaviva majapidamine Seviljas. Figaro ja Susanna on vastavalt siis krahvi ja krahvinna teenijad. Susanna ja Figaro tahavad omavahel abielluda. Juba täna õhtul, aga selleks on tohutult takistusi. Esiteks, krahv armastab Susannat, lausa hullu pöörad, on temale täiesti hull. Susanna muidugi armastab Figarot, aga Figaro on lubanud abielluda Marcellinaga, kes võiks olla talle ema eest. Siis on veel paaž Kerubino, kes armastab aedlikku tütart, kuid samas ka krahvinnat, kuid krahvinna armastab oma meest, on selle juures täiesti erandlik tegelane. Ja niimoodi, nad kõik ajavad üksteist seal taga. Päevad otsa, ühe päeva jooksul tegin ma selle kõik kindlaks, kujutad see ette, see on seal oli nii palju armastust, et kui see oleks midagi väärt, siis keegi saaks väga-väga rikkaks. jaa. Muuseas, nende hulgas on päris mitu meie kuldklienti. Doktor Bartolo rajas oma ilukirurgia kliiniku just meie rahadega. Peab muide maksegraafikust väga korralikult kinni. Ta on kohendanud nii krahvinna püsti kui Marcellina lõuajoont.
ja grafinna hoiab oma juveele meie hoiukambris. Selle tagatisel oleks kõik võimalik. Võib-olla doktor või graf oleksid valmis hakkama noorte laenukäendajateks. See on välistatud. Tegelikult on need kõik omavahel konkurendid. Usaldus selles majapidamises toimub ainult pealispinnal. Tegelikult nad kõik kruusivad üksteise järele. Ei tea, millised on tänapäeval teenijate palgad? Ankeedi järgi saavad nad miinimumpalka, aga tegin kindlaks, et väga palju vahetatakse ka ümbrikke. Ümbriku palgad? Väga raske öelda. Ümbrikud on roosad. Tihti lõhnastatud, erinevate paelt, erineva paksusega. Olen seda nähtust analüüsinud. Täiesti võimalik, et tegu on lihtsalt sümboolsete poolehoiu avaldustega, aga loomulikult tähendab seda, et luuakse ühiste huvidega kartelle. Inimesed, kes sellise ümbriku saavad, nad lähevad sellest väga-väga elevile ja peidavad ruttu selle kohta, kuhu teistel on väga raske ligi pääseda. No võib-olla on sellel Figarol säästusid? Või tead sa, milline on tema finantskäitumine? Tema finantskäitumine? Tema kulutused on kontrolli alt täiesti väljas. Näed, vaata ise. Igal palgapäeval, näed, ostate endale uue paari sukki ja puudrit. Näe, siin on lilli ostnud, ta läheb tohutute lillesülemitega Susannale külla, eks ole, siis ta on täiesti ebapraktiline tüüp. Ma kardan, et teist sammast ei ole, kolmandast me üldse ei räägi, eks. Näed, kui esimestest spontaansetest kulutustest veel midagi üle jääb, näed, siin on vein, šokolaad, vein, eks ole. Näed, siin on võlad, suure tõenäosusega on veel eraisikutelt võetud võlgu, mida ta ilmselt ise ei tunnista, ei kavatsegi mitte kunagi tagasi maksta. Samas pole tema juures tõesti märgata mitte mingisugust pahatahtlikkust. Tavaline noor tuisupea, kui nii võib öelda. Kui ta oma energiat mujal rakendaks, näiteks põllumajanduses või rasketööstuses, siis võiks temast täitsa asja saada. Tuletage meelde Don Juani või Casanovat. Ma tundsin kunagi ühte neist. Nad ainult valetavad, nii naistele kui võlausaldajatele. Nad on valmis mööda siledat seina üles ronima, anna ainult raha. Nii kui raha kätte saavad, siis kulutavad selle lõhnaõli peale. Kui jalgealune tuliseks kisub, siis kaovad kusagile Euroopa avarustesse. Ja pidime neile antud laenud Viimseni maha kandma. ja siis veel need Romeo ja Julia. Algus on ilus, aga lõpp. Kelle juurde sa täituri saadad, kui laenajatel jälle eluisu juhtub otsa saama? Hästi. Räägi parem, mida sa tead sellest Susannast? Susanna on ilus ja tragi tütarlaps. Kuid vaevalt, et ta nii süütudki on, nagu ta püüab ennast siin ankeedil näidata. Tundub, et ta oskab hinnata väga hästi korras raha asju ja on selles osas tõesti andekas. Kuid kui vaja on, siis ta valetab nii, et silm ka ei pilgu ja on valmis igasugusteks nurjetusteks, kui see talle vähegi kasu tuleb. Paistab, et teda on väga õnnistatud naiseliku vaistuga, sest kõik oma peaaegu vahele jäämised suudab ta osavalt enda kasuks pöörata. Igal juhul ei ole ta mingi ohver. Nagu ma tegelikult ei suitseta. Mina ka mitte. Aga milline on nende haridus? Ankeedil on kirjas eluülikool. Occhio tra il farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando il riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello,
quella chioma, quell'aria brillante, non potrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, Narcisetto adolcino d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto adolcino d'amor. Tra guerrieri può far pacco, ranni stacchi stretto sacco, schioppa in spalla, sciabla al fianco, collo dritto, uso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fantango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i scoglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le impalle tutti i toni, all'orecchio al fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai quell'aria brillante, non ti avrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, Narcisetto adolcino d'amor. Delle belle turbando il riposo, Narcisetto adolcino d'amor. Cherubino alla vittoria, alla gloria militar, cherubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Ah! täiesti mõttetus. Seal päris eluga pole mitte mingit pistmist, see on täielik välja mõeldud. Muinasjutt, see on täielik seebiooper. Kui mina omal ajal pangas alustasin, siis oli kõik täpselt nii, nagu selles seriaalis, mida sina seebiooperiks nimetad. Oli alles elu. Oli ka armastust, nüüd tuleb meelde. Jaa, just sellel ajal sain ma tunda armastust. Aga see oli nii ammu ja nüüd on hoopis teine aeg, mina olen hoopis teine inimene. Ainult nende helgete hetkede mälestuseks ma olen valmis veel natuke siin selle asjaga jändama. Mis me siis selle Susanna ja Figaro taotlusega teeme? Me peame nendega kohtuma. Viiu, helista neile. Helistasite. Tere! 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 Malle! Tere! Ja istuge, vaatasime teie laenupaberid läbi. Tekkisi võib-olla veel mõned küsimused. Esiteks, kui kaua te teineteist õieti tunnete? 1,5 aastat. 2 aastat. Kui kaua siis? 1,5. 2. 2 aastat. 2 aastat. 2 aastat kokku. Ahah, selge. Suhe üsna värske. Juba abielu, juba kinnisvara. Kas varsti oodate ka pisiperet? Muidugi, absoluutselt. 3. 5. 5. 5. Ühele 3, teisele 5, kokku 8. Võib küll. Hästi. Tulen huvi, milliseid omadusi te teineteise juures kõige enam väärtustate? No Figaro on väga töökas ja see, kuidas ta laulab, see on nii oluline. Mina hindan võib-olla Susanna sisemist ilu.
kuidas, kas on teil autojuhiload? Ei. Aga ma oskan hästi ratsutada. Noh, siis kui siin maksegraafik korras, siis on täiesti hobuse liising on meil olemas. Mis auto? Mul on siiski üks küsimus veel teile, Figaro. Kumb te siis õieti olete? Olete te bariton või olete te bass? Bass. No, meist rohkem jaa, minu poolest on aktsionäride esindajatele mõned küsimused tekkinud Susannele ja Figarole. Kas ei? Kuskil keegi ei taha. Hästi, siis võite oodata väljas, laenukomitee teeb kohe oma otsuse. Ei tea, mida see vaikus tähendas, aga... Nii, Vello. Milline on sinu seisukoht? Ma südames väga tahaksin noortele vastu tulla, aga nüüd Malle, mis sina arvad? Tea, minus on taas tärganud midagi, mis ma arvasin olevat seal igaveseks kadunud. Mis see on? No see on... Mina ju ka. Malle. Vello. Ma valmis. Õhtul täna eha kullas. Eha kullas. Kui on unne vajunud maa. Laenukomitee otsus. Otsus on... Jaa, siin on meie rahakambri võti. Ja võtke nii palju, kui vajate. Ja tagasi maksta ei ole vaja. Tagasi maksta pole vaja? Ei! Te ju andsite meile juba ometigi armastuse. Seda meil õnneks jätkub ja sinna tuleb aina juurde, kus seda on. Meil on rahaga täpselt niimoodi. Järsku te tahate osaleda meie uues reklaamklipis. See tuleb ooperi stiilis. Teie laulate, meie maksame. Mis sa arvad, Susanna? Selle võtab üles Christopher Nolan. Ja see toimub siin Tartu linnas. Tartu linn suletakse 2 kuuks. Kui linnapea lubab, võib-olla 9, aga praeguse seisuga 8. Mis sa arvad, Susanna? Ma arvan, et täna see võtti minu kättes on ta kindlas kohas. Aga muidugi me oleme nõus vastu võtma kõik raha ja vastu andma pisut armastust ja natuke ka laulma. Tulge kõik meie pulma. Meie tuleme. Pace, pace mio dolce tesoro, io conobbi la voce che adoro e che in te sogno servo nel cor. La mia voce, La voce che adoro, pace, pace mio dolce tesoro, pace, pace mio tenero amor, pace, pace
Queste il conte alla voce conosco. Quella bella non ha conosciuta. Madama, Adama, Madama, la commedia ed il mio terminiamo, consoliamo il pizzarro amacon, consoliamo il pizzarro amacon, consoliamo il pizzarro amacon. Sì, madama, voi siete il mio, con ristora il mio cor concedete. io son qui, faccio quel che volete. Ah, corriamo mio bene, e le pene compensi il piacer, e le pene compensi il piacer, e le pene compensi il piacer.